Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, on teisipäev, kell on 7 minutit 1 läbi ning nagu ikka on sel ajal Kuku Raadio eetris värske Krimiraadio. Saatejuhtideks on Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Kogu tänane saade on laias plaanis pühendatud sellisele nähtusele, nagu seda on inimkaubandus. Kuna hooajatöö periood on algamas, siis tuleb Eestisse palju võõrast tööjõudu, keda aga siinsed moodsa aja orjapidajad ja muud kelmid üritavad mõnuga ära kasutada. Millised on võõrtöölistega seotud suuremad probleemid ja ohud, sellest räägib meile saate teises osas politsei Lääne prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalvetalituse juht Margo Peters, kes võtab koha sisse Kuku Tartu stuudios. Saate esimeses osas uurime aga ühte konkreetsemat juhtumit, kus 41-aastane Oleg Kristal korraldas siin samas meie väikeses Eestis omale sisuliselt ikkagi 2 orja. Mismoodi lugu hargnes, sellest räägib meile Põhja-ringkonna prokurör Joonatan Hallik. Tere tulemast Krimiraadiosse, Joonatan. Tervist. Joonatan Hallik, kuidas sellised lood laiemalt võttes, aga ka see konkreetne asi teieni ja politseini jõudis? See konkreetne juhtum jõudis politseini tänu sellele, et üks kannatanu põgenes siis Oleg Kristali juurest ära, põgenes välismaale ja sai aru, et temaga ei ole õigesti käitutud, tegi politseile kuriteokaebuse. Vastavalt sellele kaebuses olnud infole läksime, teostasime kinnipidamised, läbiotsimised ja avastasime siis veel ühe kannatanu. Siin tutvudes veidi ajakirjandusega, seal oli justkui väidetud, et keegi nagu ka märkas kuskil natuke liiga pikki nende kullerite tööpäevi või kuidas sellega oli, kas neid märkajaid oli veel, et midagi on valesti? Täpselt nii. Oli ka üks tunnistaja, kes pani tähele ja andis ka ütlusi selle kohta, et temale tundusid, et ühe kannatanu tööpäevad olid liiga pikad. Ta oli väsinud, ta töötas üle 12 tunni päevas, tal olid lühikesed puhkepausid, tal oli justkui ette nähtud töögraafik, inimene oli üldiselt väsinud, kurnatud, apaatne, et see oli meie kriminaalmenetlus väga oluline tõend, et ka kõrvaline isik on näinud, et niimoodi siis kannatanu töötas sellistes tingimustes sellise intensiivsusega. Me peame vist rääkima sellest samast Oleg Kristalist, kes kogu seda asja toimetas ja juhtis. Millise inimesega on tegu? Kui ta nimi internetti lüüa, siis tal vist on ka varasemast ajast mingisuguseid patte hingel. Mina saan rääkida ainult nendest pattudest, mis on karistusregistri väljatrükis. Sealt ma saan öelda, et teda ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud, küll aga tal on olnud üks kriminaalasi, mis lõpetati oportuniteediga ära, see on siis avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, kuivõrd isiku süü ei olnud suur, toona teda kahtlustati siis kelmuse toimepanemises. Kindlasti võib interneti avarustest leida erinevaid artikleid või kommentaare tema kohta, aga nende kohta ma ei oska kahjuks midagi kommenteerida. Midagi veel tema tausta kohta, kui pikalt ta on siin elanud, kui hästi ta siinset olukorda ja turgu tunneb? Tegemist on minu andmetel terve elu Eestis elanud üle 40 aastase mehega, et ma arvan, et ta tunneb Eesti eluolustikku seadusandlust väga hästi. Kui prokuröris öelda, siis mina saan öelda, et kui Oleg Kristali nimi internetti lüüa, siis on mitmeid hoiatusi, et hoiduda mehe eest, sellepärast, et ta justkui on pettur ja kelm, aga seda, et
et mees on orjapidaja, sealt muidugi välja ei tule, aga selle looga edasi minnes siis tõesti ei ole ju väga tavapärane, et 21. sajandi Eestis võtab üks mees kätte ja hakkabki orjapidajaks. Nagu ma aru saan, oli ohvreid 2. Mismoodi ta need 2 noormeest enda võrku meelitas, mis lubadusi neile anti? Kõik sai alguse sellest, kui ühele kannatanule tehti ettepanek äriliseks koostööks, tehti lepingud mingi juveelitoodete müümiseks mõeldud veebisaidi arendamiseks, kõik selle sotsiaalmeedia brändinguga seotud asjad, et selles osas siis tehti leping, tehti plaanid, kuidas see asi võiks kulgema hakata. Ja selle protsessi käigus oli vaja ka sinna kaasata teist inimest ja siis üks kannatanu kutsuski enda sõbra, kes ka kaasati sellesse skeemi, kellele loodi siis selline ebaõige ettekujutus sellest, et nad hakkavad nüüd äri edasi arendama, kuniks siis tekkisid need fiktiivsed võlad ja see äri justkui kolinal kokku kukkus. Kui kiiresti need 2 aru said sellest, et see, millega nad tegelevad, ei ole tavapärane normaalne töösuhe, vaid seal on palju orjapidamise tundemärke pigem? Ma päris nii täpselt ei saa öelda, et millal nad konkreetselt sellest aru said, aga ma usun, et nad oli kordasid, kus nad selle inimkaubanduse protsessi ajal möönsid, et niimoodi peaks üks esiteks täiesti temaga mitte suguluses olev võõras täiskasvanud meesterahvas nendega niimoodi käituma ja et nad ei peaks niimoodi tööd tegema, aga sellele järgnesid ka ju ähvardused, vägivald, et see hoidis neid selles inimkaubanduse lõksus. Ma vist paluksin, et mingite laias plaanis kordaksite üle, et mis need sedaviisi või niimoodi töö tegemised olid, mis tingimused need olid, millest me räägime seal? Me räägime sellest, et nad töötasid tavapäratutel tingimustel, siis nad mõlemad olid toidukullerid, vedasid toitu hommikust õhtuni, teenisid sellega päeva lõpuks raha, pidid selle raha sularahas pangaautomaadist välja võtma ja andma siis Oleg Kristali kätte, et see on need töötingimused. Te mainisite ka, et hakkasid tekkima seal koostöö alguses mingisugused fiktiivsed võlad. Mille eest need võlad olid, ma ei tea, kui suured need võlad olid? Võlad tekkisid siis välispartnerite ees väidetavalt ja need ulatusid 200 000 euroni, et kannatanutele loodi mulje siis, et ühe osa võlast kannab Oleg Kristal ja siis teine osa võlast jääb circa 200 000 eurot jääb kannatanute kanda ja selle tagasiteenimiseks on vaja siis hakata toitu vedama. No, te mainisite, et see kulleri tööpäev olid pikad päevad, aga no, mismoodi see ikkagi täpselt välja nägi, töötati, kas ma ei tea, ühel platvormil ainult või siis ka vahetati neid platvorme või kuidas üks selline kulleri tööpäev välja nägi? Kulleri tööpäev nägi selline, esiteks platvormid, kus nad töötasid, olid meil kõige enim kasutatavad Bolt Volt. Nad olid mõlemal platvormil registreeritud ja nende päevad võisid lõpupoole ulatada kuni 14-15 tunnini, et hommikul oli neil ette nähtud äratus, söök, siis palju nad peavad, mitu tundi nad peavad kullerina töötama, kui pikki pause nad tohivad selle töö kestel teha ja siis mis kell neil on lubatud tagasi baasi tulla, ehk siis sinna kontoriruumi, kus neid hoiti. Sellest kontoriruumist me räägime ja kindlasti siin saate jooksul veel, aga mismoodi nad seda toitu vedasid? Oli neil ikkagi mingi auto kasutada või ma ei tea, sügasid nad hommikust õhtuni jalgrattaga ringi? Täpselt nii, et ka tunnistaja märkas seda, et ta oli ka siis toidukuller, et kuidas on võimalik tavalise mitte elektri jalgrattaga nii palju raha teenida toitu vedades, ilmselgelt sellest tehti nii pikkasid päevasid. Jah, nad mõlemad siis täiesti tavalise jalgrattaga vedasid mööda Tallinnat toituringi. Aga teeme siin väikese pausi ja jätkame pärast seda.
Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate esimese poole külaliseks on Põhja ringkonnaprokurör Joonatan Hallik ning me räägime ühest konkreetsest inimkaubanduse juhtumist, mida võib nimetada ka tegelikult moodsa aja orjapidamiseks. Just, me kasutame siin päris julgelt sõna orjapidamine, aga et sõnale sisu anda, siis Joonas Hallik, öelge, kui palju too Oleg Kristal neid kahte noormeest nii-öelda omas, kui palju ta neid kontrollis, nende elu, nende tegemisi? Kui me räägime perioodi pikkusest, mis aja vältel see protsess aset leidis, siis umbkaudselt circa aasta. Aga me peame ka sellega arvestama, et alguses need nõudmised, see tööle sundimine, see oli natukene leebem, et mida aeg edasi läks, seda rohkem kontrollida haaras kannatanute üle, seda rohkem ta reguleeris nende päevakava, dikteeris, mis ajal võib pause teha, mis aegadel võib süüa, mis kell peab ärkama, et ta reguleeris nagu hommikust õhtuni seda nende igapäevaelu, kaasa arvatud siis töötamist. Aga alguses kindlasti see oli natukene leebem. Kas võib küsida, et kas seal olid ka tekkisid aja jooksul ka mingisugused lisaülesanded, mingisugused sellised ülesanded, mida tavapäraselt ikkagi ühele tavalisele töövõtjale ei saa anda? Seal, kuna see põhikoht, kus nad raha teenisid, oli ju see Kuller firma, et siis see töö iseenesest ei näe mingid lisatingimusi, et stiilis, et nad peaksid nüüd hakkama, ma ei tea, rattaid hooldama seal, aga pigem lisatingimusena oli see, et need päevad muutusid pikemaks ja see igapäevane, see päevakava, see struktuur, mille järgi nad töötasid, see oli palju enam reguleeritum, et see oli nagu see nüanss seal. No ma saan aru, et tegelikult nii-öelda kirsiks tordil jutumärkides oli ikkagi see, et need kaks noormeest mitte ei elanud sellest Oleg Kristalist eraldi, vaid nad elasid kõik pead ja jalad koos kuskil. Millised need elutingimused olid ja kellega nad siis seal kõik koos elasid, kui palju seal selles, ma ei tea, ühes toas või mitmes toas või inimesi oli? Kirjelda veidi. Jah, nad elasid circa 30 ruutmeetri suurusel äripinnal, see oli kontoriruumiks mõeldud pind, nad magasid kõik koos seal õhkmadratsite peal, täpsemalt elas siis seal süüdimõistetu Oleg Kristal ise, kaks kannatanud, Oleg Kristali peaaegu täiskasvanud poeg, siis aeg-ajalt ka Oleg Kristali enda elukaaslane koos väikse lapsega ja käis seal ka väike koerakene külas. Millega too Kristal neid noori konksu otsas hoidis või mis see olukord seal oli, et need inimesed ära ei läinud, sest nagu ma saate alguses rääkisime, kõik hakkas hargnema siis, kui üks kuttidest oli läinud välismaale ära ja siis sealt nagu ikkagi nii-öelda sisekaemuslikult aru saanud, et see kõik oli üks suur orjatöö, aga mis neid nii pikalt seal üldse hoidis? Mis sund see oli? Nad oleks võinud ju päris ammu või kohe, kui asi hakkas nagu kiiva kiskuma aru saada, et see ei ole normaalne, see ei ole õige. Mis neid seal hoidis? Mina ütleks lihtsalt enda tunnetuse pealt, et võib-olla selle protsessi sujuvus, et kuidas tekkinud võlgade tagasitöötamisest kujuneb välja, siis tahad inimlikult maksta võla tagasi, hakkad töötama, maksad mingi hetk juba mingid summad tagasi, siis öeldakse, kuule, palun, tee veel seda, siis mingi hetk sa ütled, kuule, ma ei pea seda tegema. Ja siis kasutatakse sinu peal alguses vaimset vägivalda, siis füüsilist vägivalda ja mingi hetk ma arvan, et sa oled seal lõksus nii sees, et sa võib-olla endale teadmata lihtsalt nagu autopiloodi peal teedki seda tööd, kartes kas vägivalla kasutamist, sinu ähvardamist või lihtsalt pole ka välistatud, et kannatanu tunneb äkki häbi ja süüd, et ta on nii kaua selles olukorras olnud, et ta nagu avalikkuse hukka mõistu.
mida ta ilmselgelt ei peaks tundma. Füüsilisest vägivallast rääkides, siis no mismoodi nii-öelda Oleg Kristal neid oma orjasid siis karistas ikkagi? Seal olid lahtise käega löömised pähe, seal olid peaga WC-potti surumised, seal olid, see ei ole küll füüsiline vägivald, aga üks kannatanutest viidi siis Türisalu pangale, kus teda ähvardati alla visata. Seal, ja väga palju siis ähvardamist oli ka, pluss neil kannatanuid viidi omavahel konflikti. Ehk nad siis Oleg Kristali mõjutustel ja sundimisel pidid ka omavahel sisetülisid, välja mõeldud sisetülisid lahendama vägivallaga. Et nad pidid omavahel siis, kas omavahel siis üksteist lööma ja nii edasi, et sellised asjad polnud ka välistatud. Või siis Oleg Kristali poja vahendusel kasutati ka kannatunute suhtes vägivalda. Kuulan seda ja mõeldes selle peale, et Oleg Kristal pole kunagi kriminaalkorras karistatud, siis ikkagi sellised üsna nagu vanglakombed kõlavad need minu jaoks, aga mind tegelikult hakkas huvitama see Türisalu panga episood, et mismoodi see täpselt välja nägi, ma ei tea, kas riputati juba keegi sealt üle serva või mis seal Türisalu pangal toimus? Ei, seal sõideti lihtsalt autoga sinna koha peale ja ähvardati üks kannatanutest alla visata, aga sellist olukorda ei olnud, et keegi juba seal käe otsas ripub sul. Ma pean ikkagi üle küsima nende kannatanute tausta kohta ka, et neil pidi olema nüüd midagi sellist, mis neid ikkagi seal hoidis või pani kartma, politsei poole pöördumist, et kas neil oli ka siis mingisugune tume laik nende siia saabumisel või midagi sellist, mida nad soovisid varjata ja seetõttu ei julgenud kohe teada endast anda? Nad on selles mõttes, nad ei ole võõrtöölised ega nad ei ole välismaalt tulnud, et nad on Eestis elavad inimesed. Ma arvan, et sellist asja ei olnud seal, et nad nüüd kartsid konkreetselt politseid, nagu ma ennist mainisin, et vahest selle olukorra sujuvus ja see üleminek sellele inimkaubandusele, et see hetk, kus sa tõesti teenidki enda võlga tagasi kuni selleni, et sind ähvardatakse vägivallaga, et see läks nii sujuvalt edasi, et vahest nad ei taibanud ja seda ongi vahest raske ise näha, et sinu suhtes pannakse juba inimkaubandust toime. Et seal ei olnud sellist asja, et nad kardaksid politseid, et politsei kuidagi võib-olla avastab nende tegusid või neil endal oleks must minevik, et nad olid täiesti noored mehed, et neil ei olnud mingisugust kriminaalset tausta, mille avastamist nad peaksid kartma. Kui süsteemselt Oleg Kristal neid noormehi kontrollis, ma ei tea, kas ta kontrollis ka kuidagi meestel liikumisi, jälgis ta neid, et kus nad seda toitu jäävad või kas ikka veavad toitu? Jah, kannatanud telefonides olid jälgimisrakendused, et siis on näha nende igapäeva marsruuti, kus nad sõidavad, kas nad sõidavad, et selline ülevaade oli Oleg Kristalil olemas. Ma teoretiseerin siin, et kui, ma ei tea, võib-olla tuli ka teie uurimisest see välja, et kui näiteks Oleg Kristal oleks avastanud või ka avastas mingisuguse ebakõla sealt nii-öelda liikumisest, et mees ei tee seda, mida ta võib-olla tahab, et mis siis tavapäraselt järgnes sellisele, ma ei tea, üleastumisele? Järgnesid ähvardused, sõimamine ja ka siis sinna kontoriruumi tagasi jõudes suuremate rikkumiste korral siis võidi ka vägivalda kasutada, et oli ka selliseid juhtumeid, kus midagi tehti valesti või kalduti kõrvale sellest päevakavast, kus siis koheselt reageeriti sellele eksimusele, kas siis sõimamise, ähvardamisega või siis hiljem vägivallaga. Nüüd, kui me ennest kuulsin, et rääksite, et ohvrid siis elasid selle sama Kristali ja tema pere ja ka koeraga ühes ruumis, magasid seal mingisuguste madratsite peal, siis see ei reeda nüüd, et oleksid ülemäära suured sissetulekud, aga siiski, kui palju nüüd selle orjapidamisega, kui me võime seda kõike nii nimetada, mees teenis, mis elu ta elas, mis hästi võib-olla magasid koos, aga võib-olla tal oli veel midagi, milleks see kõik? Jah, Oleg Kristali majanduslikku seisu ma nii täpselt öelda ei oska, aga ma ütlen seda, et
kannatanud esitasid kokku circa 50 000 euro suuruse tsiviilhagi, mille siis ka kohus rahuldas. Et see võib öelda, et see on selline hinnanguline kahju, mis kannatanutel tehti, mis suuruses nad andsid sularaha selle aasta jooksul siis Olegile. Ja ma saan aru, et vaadates vähemasti seda, mis toimus seal kohtuistungil, et Oleg Krystal läks prokuratuuriga selle kokkuleppele ja kas selle kokkuleppe üks tingimus oli ka see, et mingit raha juba mees ka maksis tagasi, mis summad need olid, mida ta oli kohe võimeline nendele kannatanutele tagasi maksma? Jah, õnneks oli nõnda, et enne kohtuotsuse kinnitamist oli Oleg Krystal mõlemale kannatanule juba hüvitanud 6000 eurot, et see on tõsi. Nii et tundub, et ikkagi mingit raha pidi olema. Miks prokuratuur kokkuleppele läks? Võib-olla oleks lihtsam ja otstarbekam olnud üldmenetluses seda asja ajada? Prokurör läks kokkuleppemenetluse sellepärast, et kõik asjaolud olid minu hinnangul seal selged. Vastaspool leidis ka niimoodi, et kindlasti me peame vaatama ju riigi ressurssi kõige enam kokkuhoidvamat menetlusliiki, eriti kui see sobib veel karistusnägemisega, pluss veel tingimuseks oli ju veel ka see, et hüvitatakse kannatanutele osaline kahju, mis on minu hinnangul ka väga oluline nüanss selles menetluses, et lisaks karistusele oleks ka mingisugune summa neile juba hüvitatud. Nüüd lõpetuseks ja üldisemalt küsides, et öelge, kas kõik võimalikud platvormid, kogu see platvormi majandus, kas see annab omamoodi platvormi ka kurjategijatele kasutada, ütleme, lihtsameelsamaid või inimesi ära? Kuidas teile tundub pärast seda kaasust menetleda, selle kaasuse menetlemist? See teatud riskid tekitab tõesti, kuna seal ei ole ju standardne töötamine, nagu on, ma ei tea, kontoriruumis, kus sul on ülemus, kolleegid kohal, kes saavad juba kohe korrale kutsuda, näha, kui selliselt ekspluateeritakse. Teatud ohukohad seal on, aga ilmselgelt need platvormid jäävad ja lihtsalt tuleb hoolikalt vaadata ümbruskonda, märgata inimesi, keda võidakse ekspluateerida ja sellest ka teada anda. Ma ikkagi kasutan juhust veel siia lõpetuseks küsida, kuna selliseid juhtumeid on Eestis pigem ikkagi vähe, siis kui keeruline sellist asja tegelikult tõendada on prokuröril, eriti kui võib-olla ohvrid isegi kardavad rääkida ja alati ei saa ikkagi aru, et mis nendega tegelikult on juhtunud? Jah, täpselt keeruline on, kuna seal tekivad ju sõna vastu olukorrad või kuidas sa ju tõendad aasta aega tagasi aset leidnud olukorda, et äärmiselt tähtis on, et kannatanu annaks ütlusi, et ta oleks nõus sellest rääkima, kindlasti see ei ole kerge, sellepärast et need on ka ju tema läbielamised. Neid on keeruline avastada ja kõige parem siis tõendusmaterjal on kannatanu enda ütlus selle kohta, mis on siis põhjalik ja tõene. Põhja ringkonna prokurör Jonatan Allik, 1000 tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie aga teeme põgusa pausi. Pärast seda jätkame laias plaanis sama teema, aga teise külalisega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest ärakasutamistest. Teema on kuum, kuna hooajatöödele on saabunud rohkelt mujalt siia saabunud töölisi. Millised on võõrtöölistega seotud probleemid ja suuremad ohud? Sellest räägib meile PPA Lääne prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalvetalituse juht Margo Peters, kes ongi juba Kuku Tartu stuudios ka ootel. No tere osalemast Krimiraadios, Margo! Tere ja aitäh kutsumast! Margo Peters, oskate te öelda keskelt läbi, kui palju siin sellise hooaja haripunktis Eestisse saabub suvistele hooajatöödele võõrtöölisi? See on olnud läbi aastate natukene erinev, et võib-olla siin seoses Ukraina sõjaga see hooajatöö nõudlus on natukene vähenenud, aga ikkagi neid on olnud siin ka 10 000, nii et sõltub aastast ja sõltub sellest hooajast, et mis meil parajasti vajadus tekib. Et 10
umbes 10 000 kanti on need võõrtöölisi, kes saabub Eestisse laias plaanis? Võiks öelda küll, et hooajaks. Kas jätkuvalt kõige enam Ukrainast või on siin ka, ütleme, raskuskese muutunud ja kusagilt mujalt tuleb ehk rohkemgi? Kas nüüd rohkem võib-olla on raske öelda, aga kindlasti on muutunud seoses selle sõja ja olukorraga siin Venemaal, et pigem võib-olla rohkem Kesk-Aasiast pärit isikuid ja on ka mujalt, näiteks siin Indiast ja Pakistanist, et sõltubki täpselt, mida vajatakse, et kas on vaja kokka, on vaja siis mingit massööri, et erinevad valdkonnad. Millised on kõige sagedamini esinevad probleemid siia saabunud võõrtöölistega, kui nii laialt võib küsida? No võib-olla kõige levinum probleem on see, et ega inimesed täpselt ei tea, kuhu nad tulevad, et neil võib-olla ei ole seda töölepingut, keegi siis mõni tuttav kutsub, et üldjuhul ongi võib-olla põhiline asi ongi endale selgeks teha tegelikult, et kuhu minnakse, miks minnakse ja mis on need tingimused ka, et vahel tulebki selline pettumus, et lubatakse väga palju, tullakse kohale, siis töötingimused ei vasta, on pikad tööpäevad, kindlasti siis töötasu maksud, et lubatakse alguses võib-olla kõrget palka, aga kokkuvõttes kohale jõudes siis tulebki see reaalsus, kus öeldakse, et ei, et me nii palju küll maksta ei saa. On teil äkki tuua mõni konkreetsem näide? Eluline? Jaa, on sellised erinevad nagu nii-öelda siis võib-olla halba näiteid siis sellega, et kui näiteks öeldakse, et inimesele, et sa saad endale 2-toalise korteri, saad seal üksi elada, päevast teed võib-olla maksimaalselt 8 tööd, sinu palk on seal vähemalt 10 eurot tunnis ja koha peale siis selgubki, et sa oled seal võib-olla 10 toas, sinu palk on võib-olla seal 4 eurot tunnis ja mis on veel kõige hullem on see, et sinu töötunnid mitte ei ole 8 tundi päevas, vaid võib-olla 10-12 tundi ja isegi vahel rohkemgi. Olen kuulnud ka sellisest ebaseaduslikust nii-öelda töövahendusagentuurist või agentuuridest, kes ikkagi võtavad sellist röövellikku vaheraha. Kas see on ka mingi teema, millega te olete pidanud kokku puutuma või olete oma töös näinud? Jaa, et siin eriti viimastel aastatel on selliseid petuskeeme, kus tegelikult inimeste käest küsitakse päris suuri summasid, seal 2-3 tuhat eurot võib-olla selle eest, et saada Euroopasse tööle. Ja sellised suuremad ärakasutavad isegi on olnud sellised, kes võltsivad neid dokumente, et öeldakse, et jah, näed, sul on siin leping olemas, sul on olemas lühiajalise töötamise luba, politsei- ja piiriametilt antakse inimesele paberid, nõutakse seda raha sisse ja nüüd, kui inimene hakkab näiteks taotlema viisat, siis selgub, et oi, aga see on hoopis võltsitud, et sellist luba ei ole kunagi siis politsei- ja piiriamet välja andnud. No ja sellega kaasneb ka selline nähtus, et inimene enne kui tööle saab hakata, näiteks Eestis põllumajanduses kuskil, on tal turjal arvestatav võlg, et ta nagu sissejuhatuseks või mõned kuud või nädalad tegeleb mingisuguse müstilise võla tasumisega, ehk et on juba, nagu me ka saate esimeses osas rääkisime, omamoodi nagu ori või kellegi omand. Kas see on teile ka tuttav teema? Jaa, see ongi võib-olla selline üks nende hirmu koht, et mul oli isegi üks varasemalt selline juhtum, kus inimene ütles, et tehke, mis te teete, aga kui saate mind koju tagasi, siis vähemalt käe raudades, et kõik näevad, et ma ei tulnud vabatahtlikult just sellepärast, et olid tohutud võlad võetud, et siin teatud riikidest võib-olla siia Euroopasse tulemine ei maksa seal võib-olla ainult paar tuhat, aga seal 10 000, 10-15 000 näiteks, mis tähendabki seda, et ta on ka siis müünud ära kinnisvara, tema pere on võtnud laenu, et need kohustused on päris suured ja see on ka põhjus, miks tegelikult nad välismaalt otsivad ka väljapääsu, et nad võtavad vastu ükskõik millise töö selleks, et seda siis võlga nii-öelda tagasi teenida. Nüüd veel üks nähtus, millest ma olen kuulnud ja sellest on ka räägitud nii-öelda erinevatel tasemetel, et näiteks nii mõnigi põllumajandusettevõte või majand või ühistu on ikkagi arvamusel, et see võõrtööjõud, see on midagi sellist, millele ei pea väga palju maksma ja mis võib elada, need inimesed võib elada väga-väga nirudest tingimustest. Et seda teinekord on isegi nagu vastik kuulda, aga paraku elus see nii on. Kuivõrd teie sellega kokku puutute, et te näete, et mujalt tulnud inimesi koheldakse siiski väga ebainimlikult? Seda tuleb paraku ette ja tavaliselt võib-olla su
suurim probleem ongi selles, et need inimesed ise võib-olla ei tea ka oma õigusi, ei oska ka neid asju nõuda, et öeldakse, et kui sa oled välismaalane, sa peadki siin rohkem tööd tegema selleks, et seda palka saada. Toome lihtsalt näite, et kui võib-olla Eestis see miinimumtasu, mida ütleme üldkorras töötav välismaalane peab saama, on seal üle 2000 euro, siis hooajatöölisena kehtib Eesti miinimumpalk, mis siis 1. aprillist on 946 eurot või siis 5 eurot natuke peale siis tunnitasu. Aga siis välismaalale öeldakse seda, et näed, et kuna sinu palk peab olema kõrgem seaduse järgi, et siis sinna peadki rohkem tööd tegema, et meil on olnud juhtumid, kus me oleme tuvastanudki, et kus tööandja ütleb, et välismaale teeb umbes 150 tundi ja kui välismaale võtab välja oma tegelikud töötunnid, nii-öelda siis oma vihikus, mis ta seal peab, seal on siis töötundi arv olnud üle 250, ehk siis vahe on olnud peaaegu kahekordne. Küsin sedasi, et võib-olla kõik meie raadiokuulajad ei tea ja ei ole sellised, ma ei tea, põllumajandusettevõtted või kes üldse oleks kunagi pidanud tegelema võõrtööjõuga, et mismoodi seda võõrtööjõudu üldse leitakse, mismoodi Eesti ettevõtted, Eesti põllumajandusettevõtted üldse otsivad seda võõrtööjõudu ja siia seda palkavat, mismoodi see käib? No selleks on mitmed viise. Üheks võimalikuks on see, et otsitakse mõni vahendaja, ehk siis nii-öelda rendiettevõtte, kes siis pakubki sellist hooaja tööteenust, et ütlebki näiteks ettevõttele, et mul on pakkuda sulle 10 inimest. Ma tean ka, et tehakse selliseid masspostitusi, mis siis tähendab seda, et ettevõtetele saadaksegi tohutut kirju ja loodetakse, et keegi siis vastab. Seal on muidugi ohukohad ka see, et alati sa ei pruugi seda saada, mida sa tahad, ja teine on ka see, et võib-olla sa pruugi üldse midagi saada. Et kasutaks sinu hea ettevõtte nii-öelda head mainet ja sinu ettevõtet ära selleks, et välismaalastel hoopis teha mingi viisa ja pääseda Euroopa Liitu. Võimalus on veel, et on ka siis läbi tutvuste, ehk siis näiteks keegi tuttav on juba varasemalt töötanud Eestis ja tema siis kutsub oma siis sugulasi tuttavaid või sõpru. Või on ka siis nagu sotsiaalmeedia ka on päris arvestatav hulk, et kus siis pakutakse sotsiaalmeedias selliseid ajutisi tööotsi või sellist suvist tööd. Nüüd nagu pisut varem jutuks oli, et on siiski maailmas väga palju inimesi, kes mis tahes hinna eest oleks valmis oma riigist või oma koduriigist lahkuma, et saada kusagilgi mingisugust tööd, mis tõenäoliselt on siis maksustatud paremini kui siis või tasustatud paremini kui kodumaal, aga see omakorda tähendab, et on liikvel väga palju inimesi, kes võib-olla ametlikult ei saa, aga mitte ametlikult väga tahaksid ja seal omakorda on alati platsis nii-öelda organiseeritud kuritegevus. Kuivõrd te märkate organiseeritud kuritegevuse kõrvu Eestis, kuivõrd te märkate, et on sellised allilma värbamisbürood, allilmaga seotud tööjõuvahendusettevõtted? Ma ei saaks öelda võib-olla, et kas just allilmaga, aga kindlasti on sellised ebaausad ettevõtted, kelle eesmärk tegelikult ongi ainult siis välismaalase pealt teenida raha, ehk siis panna välismaalane sellise olukorda, kus ta näebki, et tal ei ole väljapääsu, ta peabki mingisuguse pakkumise vastu võtma selleks, et hakata nii-öelda seda raha siis teenima. Küll on võib-olla sellised inimesed, kes nagu järjepidevalt sellega tegelevad, ehk siis seal on näha, et nende nagu eesmärk ei ole olnudki kunagi reaalselt siis välismaalasele tööd leida, vaid pigem siis endale kasu teenida. Et need vahelt tulevad summad võivad olla päris suured ja otsitakse ka erineva skeeme, et kuidas siis nagu seda rahastust suurendada selles mõttes, et küll nii-öelda ka siis seadusauke või ka siis seda, et välismaale tehakse mingisugune ahvatlev pakkumine. Nüüd, nagu siin oli ka varem juttu, tekib mingisugune võlg ja siis hakatakse seda võlga siis järjest kasvatama. Et tegelikult see võlg võib-olla pruugigi väheneda. Fakt on see, et need inimesed, kes on väheselegi määral kuidagi ebaseaduslikult või hallil alal siia saabunud, need ei taha kellegiga rääkida, kõige vähem mingisuguse ametniku või ametivõimu esindajaga, kui sageli te kokku põrkate, et need, keda te enda arvates aitama lähete, tegelikult põgenevad teie ees kabuhirmus? Paraku on neid juhtumeid olnud, et siin ongi see koht, kus inimene võtab ikkagi kaasa oma koduriigist pärit hoiakuid ja kui seal on korruptsioon on võib-olla väga kõrgel tasemel, kui seal ongi see, et kõik käib läbi alkamaksu, siis ka kindlasti politsei usaldus on selle võrra madalam. Et meil võib-olla Eestis on isegi hea, meie politsei usaldus on ikkagi võrreldes muude riikidega päris heal tasemel. Ja see on ka võib-olla koht, mida siis välismaalased tihti ei mõtlegi, et nad ei julge pöörduda politsei poole, sest näiteks see tööandja ähvardabki, et näed, kui sa seda ei tee, mida mina palun, siis me võtame sinu selle tööloa ära ja siin saadetakse riigist välja.
vahel võibki nii juhtuda, et näiteks, et kui ametnik ei teagi seda, et tõesti see välismaal on kuidagi siis mingisuguse probleemiga seotud, siis tööandja teeb meile avalduse, palub selle töösuhte lõpetada ja kui ametnik lõpetab selle ära, siis võib-olla sealt seda taustalugu nii-öelda järgnegi. Et siinkohal ongi ka, et ametnikud peavad olema nutikad, et saame aru, et kui midagi on valesti, siis kindlasti reageerima. Varasematel aegadel on ikka räägitud ju lugusi sellest, kuidas inspektorid lähevad mõnele ehitusobjektile ja sealt näevad, kuidas inimesed jooksevad minema sedavõrd rutuga, et see trell, mis neil äsja peos oli, on piltlikult öeldes õhku rippuma jäänud. Kui te mõne konkreetse näite tooksite selle kohta, kuidas need, keda te seal kontrollima lähete, põgenevad teie eest? Jaa, et meil on sellised naljakaid juhtumeid, kus näiteks, mis puutub ehitust, näiteks oli üks koolimaa ehitus, kus ümber oli seal staadion, kui me läksime seda kontrollima, siis 2 meest hakkasid teda ära jooksma, nägid siis ühte ametnikku, kes oli teisel pool vastas, jooksid teisel poole ja kui ma nüüd siis lõpuks kätte sain, siis küsin, mis te siis teete, ütles, et nemad teevad hommikul jooksu, et neil töörid olid seljas, näod olid veel värviga koos, aga ütles, et kuna staadion, et siis nemad jooksevad, lihtsalt teevad seda hommikul jooksu nii-öelda. Aga on olnud ka sellised juhtumid, kus näiteks käisime ühte farmi kontrollimas ja kus siis keegi vist nägi politseid, karjus kõigile, et politsei, kõik panid kohe jooksu, isegi need, kelle kõik korras olid. Ja seal oli siis üks härrasmees, kes roomas mööda põldu kuskil 500-600 meetrit, et mitte siis olla meile nähtav. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate teises osas räägime laiemalt võõrtöölistega seotud inimkaubandusjuhtumitest ning muudest probleemidest. Teemat aitab lahata PPA Lääne prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalvetalituse juht Margo Peters. Margo Peters, enne pausi oli jutuks, et hooajatöödeks saabub Eestisse circa 10 000 võõrtöölist. Öelge, kui suur osa neist on siin mitteametlikult või kui palju see mitteametlikult siin töötavaid võõrtöölisi võiks olla? Just nimelt hooajad. Eks seda on raske hinnata, et see sõltub kindlasti sellest, mida me ju suudame ka tuvastada ja suudab meie võimekusest, aga paraku need ikkagi on. Hooajatööga on võib-olla üks selline keeruline olukord, et kus nende kontrollimine on raskem, et võtame, et on põllud, on metsad, et need asukohad on sellised kindlasti, mis teevad meie töö natukene keerulisemaks, aga paraku igal aastal me tuvastame selliseid isikuid tõesti, kes siin seadusliku aluseta töötavad. Aga sellist protsenti või hulka on ikkagi raske öelda, Jah, see on erinev, et see sõltubki tegelikult sellest ka, et kui palju meil on seda ressurssi, kui palju me kontrollida suudame, aga ma tahaks öelda, et ega see nüüd protsent ülemäära suur ei ole, aga kindlasti neid paraku on ja võib-olla on ka neid ju, keda me ei suuda tuvastada, sest kuna hooajatöö on ka selline lühiajaline, et võib-olla kui inimene töötab seal, ma ei tea, 6 aega, et kas me just selle 6 aja jooksul sinna õigele objektile jõuame, et ka sellest sõltub tegelikult. No me oleme rääkinud siin võõrtööjõust erinevate nurkade all, aga kui palju on politseil tulnud ikkagi ette konkreetselt mingeid selliseid orjapidamisjuhtumeid, kui nii võib öelda, et umbes käeraudade ja ketiga on kuskil kinni ja või päris nii hulluks ikkagi ei ole nende inimestega siin läinud, keda ikkagi on kuritarvitatud? No minu andmed üks selline juhtum on küll reaalselt olnud ka, kus inimene oli nii-öelda siis ka aheldatud, aga meil on siin mitu seda kerjamisjuhtumit olnud, on ka sellised prostitutsiooni kaasamise juhtumid, et paraku need ikkagi on, et Eestis võib-olla ka võiks öelda, et politsei on hakanud ka rohkem sellele ka silma peale selles mõttes, et me oleme kindlasti teinud oma tööd paremini. Meil on erinevad sellised grupid, kes siis teevad koostööd, erinevad ametkonnad, et ma arvan, et siin see koostöö on ka olnud väga, väga tõhus just nende juhtumite avastamisel. Ehitusest põgusalt rääkisime või ehitusplatsidel toimuvast. Öelge, millised majandusharud teie hinnangul või teie teada on ebaseadusliku tööjõuga kõige enam mehitatud? Peale ehituse ilmselt ongi selline metsandussektor, et nagu ma ütlesingi, et see on selline hästi lai ala, seal on võib-olla ka see kontroll on kindlasti keerulisem.
kindlasti ka põllumajandus, üldjuhul võib-olla seda sektorit on raske välja tuua, aga üldjuhul, mis on need sellised indikaatorid, ongi ju see, et inimesed saavad sularahast töötasu, nad ei suhtle väga palju kellegiga, et sellised ka teenindav sektor näiteks, et kus ongi nende võib-olla kokkupuude teiste inimestega kõige väiksem, et seal on see oht ka kõige suurem kindlasti. No me oleme siin rääkinud, et on ka natuke naljakaid juhtumeid, kus võõrtööjõud hakkab järsku teie ilmudes ümber staadioni jooksma või kuskil põllu peal roomama, aga juhul kui te ikkagi juba lõpuks olete nende inimestega jutule saanud ja üritate neile selgitada, et sõbrad, et teiega tegelikult käitutakse valesti, et meie riigis päris nii ei käi, siis kas nad üldjuhul ikkagi mõistavad, et neid kuritarvitatakse või nad on langenud kuskile lõksu? See sõltub, et mõnikord inimene ise ütlebki, et aga mul ongi väga hea, et kui ma kodus võib-olla minu palk on seal 100 eurot kuus maksimum, Eestis ma saan isegi 500-600 eurot, ütleb, et aga see on mulle piisav, et ma saan sellega hakkama. Mõnikord isegi tööandja on öelnud, näete, et ta kodus elab seal, ma ei tea, muldonnis, tal ei ole elektrit, tal pole süüa, nüüd ta tuleb siia, ma annan talle siin 500 eurot palka, ta teeb mulle ainult siin võib-olla 16 tundi päevast tööd, et see on ju väga hästi kõik. Aga päris nii see ei ole, et kahjuks on sellised juhtumid küll, kus me selgitame tema õigusid välismaalasele, siis ta saab ise ka aru, et tegelikult on tal palju rohkem võimalusi ja ootusi tegelikult tööandjale, kui ta täna on seda teinud ja küsinud. Kui sageli nüüd viimasel ajal ehk on seda sorti juhtumid, nagu meil ka saate esimeses pooles oli, et inimene ise põgenes oma selle nii-öelda peremehe juurest ja tegi politseile avalduse, sest ta sai aru, et asjad on täiesti valesti. Et kui sageli te nüüd näete seda tendentsi, et inimesed ikkagi ise kaebavad või pöörduvad teie poole, et neid kuritarvitatakse ses mõttes? Ma arvan, et siin on suur roll on ka ohvriabitöötajatel ja Sotsiaalkindlustusametil, et kes siis kui nad tuvastavad, siis informeerivad meid, et võib-olla inimene siis pöördub nende poole kõigepealt, et alati võib-olla mitte otse politsei poole ja võib-olla ka teised koostööpartnerid, siin näiteks ka Tööinspektsioon samamoodi, et kui inimene ikkagi saab aru, talle selgitatakse seda olukorda, siis nad tihtiga julgustavad pöördumagi politsei poole, et saadaks aru sellest, et me ei ole ainult karistav organisatsioon, vaid meie ülesanne ka need inimesed aidata ja sealt keskkonnast ju siis eemale saada ja nad ise siis saaksid juba enda õigustes seista siis vastavas siis institutsioonides. Mida te teete inimestega, kes teadlikult ikkagi tegelevad inimkaubandusega? Nagu siin eelmine juhtum oli, et eks me siin ju meeletust alustame ja kõik need asjaolud püüame välja selgitada, tõendid koguda ja eks siis kohus lõpuks otsustab, et mis see siis see tulemus on. Mis ma tegelikult veel küsiksin on see, et kipume me tihti alahindama seda inimkaubandust siin Eestis, et see justkui kõlab ikkagi nii, et 21. sajandil päris nii ikkagi asjad enam Eestis ei käi või see pilt tegelikult ikkagi on nukram, kui me tahame ise uskuda? Siin võib-olla ongi küsimus ka selles märkamises ja selles hoolimises, et tihti ongi niimoodi, et näiteks, et tänaval kerjus, et kui palju inimesed küsivad tema käest, et miks sa siin kerjad, kas sul on mingi probleem või kas keegi kasutab sind näiteks ära, eks, et minul on paraku siin paar kerjuse juhtumit olnud, kus ongi, et inimesed annavad talle kogu aeg raha, aga keegi kunagi küsi tema käest, et mis see tulemus on, miks sa seda raha siin kerjad, kas enda jaoks või kellegi teise jaoks ja hiljem ongi selgunud, et tegelikult on olnud ärakasutamise juhtum ja inimene tegelikult seda raha endale ei saagi, siis mida inimesed annetavad ja need summad on päris suured. Ma küsiksin veel nende inimeste kohta, kes teavad või märkavad, aga teevad sellise näo, et ei märka, et nende nii-öelda juures töötavad inimesed, kes ilmselgelt on seotud mingisuguse kuritarvitusega või et keegi, kes neid vahendab, on kurjategija. Et mida te selliste nõndanimetatud tööandjatega ettevõtete, kes lubavad enda põllule või oma ehitusplatsile selgelt alamakstud töötajaid? Tegelikult meil on üks tööriist on kindlasti olemas ka välismaalaste seadus, mis ütleb ka seda, et ka kasutajaettevõttel on kohustus kontrollida, et see välismaalane on siin seaduslikult tööl ja kõik tema need tingimused on täidetud. Et siin ma kindlasti julgustan ka siis need kasutajaettevõtted kontrollima neid töölepinguid, küsima üle, kas välismaalane ikka saab aru, kelle juures ta töötab, kus ta töötab. Ja ega need tingimused ka, et ühelt poolt ma saan aru, et võib-olla sellele ettevõttele on ju kasulikum, et kui tema peab vähem maksma sellest, et ta hoiab oma kulusid kokku, aga teiselt poolt selline tekitab sellise ebaausa konkurentsi ja kokkuvõttes võib-olla see hiljem läheb hoopis
nii-öelda siis tema jaoks veel kallimaks, sellepärast et ka tegelikult näiteks kui selline asi, et kui me tuvastame mõne välismaalase, kes siit ise ei lahku näiteks, siis ka need kulud võidakse välja nõuda kuni 32 000 eurot selle ettevõtte käest, mis tähendab seda, et ka temal võivad kaasneda sellega lisakulud tegelikult. No kas oleks äkki mõistlik teha selline avalik nimekiri, kus on reas ettevõtted, kes on kasutanud orja tööjõudu, et saada odavamat hinda pakkuda hiljem? Täna tegelikult ju ka on olemas äriregistris võimalik välja võtta seda, et kas see ettevõte pigem on aus või ei ole, et seal on näha tema maksud, tema ettevõtte töötajate arv kõik, et tegelikult ka ettevõtted saavad ise täna teha ära paljuski selles, et vaadata, kes tema partner on. Ja miks mitte küsida näiteks Maksu-Tolliameti käest maksuhinnangut, et iga ettevõte saab selle ise oma sealt Maksu-Tolliameti lehelt välja võtta. Kui minul oleks näiteks partner, küsiksingi, palun esita mulle oma maksu see käitumise hinnang ja kui seal on ikkagi midagi punasest, siis on selge, et ma võib-olla peaks otsima endale usaldusväärse partneri. Ja üldisemalt, kui mina inimesena või keegi meie inimestest märkab, et kusagil ehitusplatsil või põllul või kus iganes on näha töötamas inimesi, kes ilmselgelt on, et seal on mingisugune häire, mingi probleem, mingisugune murekoht, siis kuidas talitada? Üks võimalus on vaikides edasi minna, aga kui siiski üritada ja olukorda elu Eestis parandada, siis mida teha, et need asjad oleksid korras? Ma arvan ka, et see vaikides edasi minek ei ole see kõige parem lahendus, et pigem ongi mõistlik kas või saab ära fikseerida, võib-olla ideaalne ongi, saab ka kas või teha mõned pildid, kui ise ei julge sekkuda ja siis teavitadagi kas siis politseile või kui ei julge otse meid teavitada, võib ka siis anda nagu vihje telefonile info või mõnele koostööpartneritele, siin Tööinspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet, et ma arvan, et see oluline on see märkamine, reageerimine, et loodetavasti see info alati jõuab siis lõpuks ka politseile, et võib-olla tõesti mõnikord inimene ei julge ise seda otse teada anda. Ma julgustan ka näiteks pöörduma kas või oma piirkonna konstaabli poole, et seda võiks ikkagi iga inimene teada, kes on tema konstaabel ja talle võib-olla ära rääkida, et mul on ka olnud juhtumeid, kus ongi mõni inimene ütleb, et kuule, et mul 6 aega tagasi oli selline probleem, et ma ei julgenud kohe kuskil teavitada, aga ikkagi süda hakkas valutama. Isegi kui seda tehakse hiljem, ka siis võib sellest kasu olla. Mismoodi siin hooaja eel selline politseitöö praegu välja näeb? Kaardistate mingeid ettevõtteid, panete külastusnimekirju paika või? Eks see on meie taktika küsimus, et me kindlasti kontrollime ettevõtteid siis, mis on võib-olla varem olnud probleemsed või on tulnud mõnid vihjed näiteks. Pigem on selline, et me ikkagi kontrollime jooksvalt kogu aeg tegelikult, et mitte ainult võib-olla hooajatöö alguses, vaid ka kogu aeg, et ikkagi püüame olla väljas ja neid juhtumeid ikkagi tuvastada, et ei oleks sellised olukordi, kus siis inimesed pikka aega töötavad siin ebaseaduslikult või siis neid kasutatakse juba pikemat aega ära, et me ikkagi püüame need võimalikult varakult need juhtumid avastada. PPA Lääne prefektuuri piiri- ja migratsiooni järelevalve talituse juht Margo Peters, suur tänu, et osalesite täna Krimiraadio saates. Sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Täname loomulikult kõiki kuulajaid. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.